Iraan korraldab ülemjuht Ali Khamenei matuseid suurejoonelise trotsiavaldusega, kuid võib-olla näitab see ka ebakindlust. Sajad tuhanded inimesed täitsid täna Teherani tänavad, lehvitades Iraani lippe, hüüdes surm Ameerikale ja nõudes kättemaksu USA presidendi Donald Trumpi vastu. Kuid kõige olulisem inimene, keda ei nähtud, oli Mojtaba Khamenei, poeg ja uus ülemjuht, kes pole siiani avalikult esinenud. Sõda algas 28. veebruaril, tõstatades uusi küsimusi selle kohta, kes tegelikult Teheranis võimu omab. Et teemat edasi arutada, on meiega liitunud Daan Astral, Washingtoni Lähis-Ida poliitika instituudi uurimisjuht ning endine Kaitseministeeriumi Lähis-Ida asjade abisekretäri asetäitja. Dana, tore, et oled täna meiega i24 News English kanalil. Aitäh sulle! Hea meel siin olla. Keset USA ja Iraani tuumaläbirääkimisi toimub siin Iraani ülemjuhi matus, kes hukkus selle sõja esimesel päeval toimunud rünnakus. Kuidas mõjutab see, mis praegu Teheranis toimub, juba niigi ebakindlas seisus läbirääkimisi? Tegelikult ei mõjuta see läbirääkimiste seisu üldsegi. Ma arvan, et see, mida me siin näeme, on osa Iraani režiimi katsest kujundada teatud kuvandit, ajastades selle samale päevale, kui Ameerika Ühendriigid tähistavad oma 250. iseseisvuspäeva. Kõik kaameranurgad on valitud maksimaalse efekti saavutamiseks, et jätta mulje, nagu oleks sellel režiimil tohutu toetus. Koordineeritud hüüded muidugi, mille eesmärk on saata väga konkreetseid sõnumeid Ameerika Ühendriikidele ja Iisraelile. Hoolikalt kujundatud mulje eri tasemega delegatsioonide visiitidest. Nii et kõik see on mõeldud selleks, et saata sõnum, et režiim on ellu jäänud, püsib ja on endiselt olemas, kuid mis mõju sellel on? Absoluutselt mingit mõju läbirääkimistele. Sa räägid siin muljest, aga fakt, et Mojtaba Khamenei, uus ülemjuht, ei olnud isegi oma isa matustel kohal. Milline mulje see jätab? Millise sõnumi see saadab isegi tavalistele iraanlastele? See sõnum, mida see saadab, on, kas Mojtaba üldse loeb, kes tegelikult otsuseid teeb. Ja mida me oleme näinud, on see, et teda pole nähtud. Ta pole peale ühe avalduse nende läbirääkimiste kohta midagi muud teinud, aga ta pole üldse kohal ja ometi toimub Iraanis kõik edasi. Läbirääkimised jätkuvad hoolimata sellest väidetavalt Mojtabale omistatuv avaldusest, kus ta ütles, et on nende läbirääkimiste suhtes skeptiline, kuid lubas neil mõnda aega jätkuda. Ja ma arvan, et on selge, et kahjustatud, nõrgenenud ja lõhestunud Iraani režiimis on erinevaid fraktsioone ja erinevaid seisukohti. Ja nad püüavad praegu välja selgitada, milline saab olema nende seisukoht läbirääkimiste käigus ja rahvusvahelise kogukonna suhtes. Samal ajal kuuleme nende matuseprotsessioonide ajal hüüdeid. Surm Ameerikale, surm USA presidendile Donald Trumpile endale. See ei ole sõnum, mida president Trump tavaliselt talub. Kas me võime oodata USA vastust? Milline see vastus võiks olla, kui üldse? No, me oleme juba näinud, kuidas Ameerika Ühendriigid reageerisid väga selgelt, kui iraanlased rikkusid oma kohustusi vastastikuse mõistmise memorandumis. Meil oli mitu proovilepanekut nii Liibanonis kui ka Hormuzi väinas. President Trump andis korralduse sõjalisteks löökideks Iraani vastu ja siis nägime, kuidas mõlemad pooled võtsid hoogu maha. Sest praegusel hetkel tundub, et mõlemad pooled on arvutanud või kaalunud, et neil on rohkem võita läbirääkimiste jätkamisest ja nende proovilepanekust kui täiemahulisse sõtta naasmisest. No Dana, ma tahaksin sinu arvamust järgmise kommentaari kohta, mille ütles USA president ise. Nende läbirääkimiste keskel ähvardab Trump taas. Me võime seda teha kas heaga või halvaga, kas sõlmida kokkulepe või minna tagasi sõtta. Kuulame USA presidendi kommentaare. Me oleme võib-olla kokkuleppe sõlmimisele lähedal. Ma ei tea, me teeme kas üht või teist. Vaadake, me võidame nii või naa. Me kas sõlmime kokkuleppe või viime töö lõpule, eks? Ja töö lõpetamine ei oleks raske. Ma eelistaksin kokkulepet, sest ma ei taha mõjutada 91 miljonit inimest. Me suudame nende sillad 1 tunniga hävitada. Me suudame nende energiavarustuse rivist välja lüüa. Kõik need suured elektrijaamad, mis nad ehitasid, suured ilusad moodsad elektrijaamad, millele kulus palju raha, neil ei ole nüüd enam raha. Me ei ole neile raha andnud, aga me suudame nende elektri ja elektrijaamad rivist välja lüüa. Jaa. Ma ütleksin, et see võtaks vaid väikese osa pärast lõunast. Kõik elektrijaamad oleksid kadunud. Ja nad teavad seda. Siin on tugev sõjaline ähvardus, aga Dana, kas sõjaline võimalus on tõesti veel laual, sõtta naasmine?
või toimub kõik, mis edasi saab, peamiselt läbirääkimiste laua taga? See on Trumpi administratsiooni vana tuttav käitumine. Nad on järjepidevalt öelnud, nagu paljud varasemad presidendi administratsioonidki, et nad eelistavad diplomaatilisi lahendusi, kuid säilitavad võimaluse kasutada sõjalist jõudu. Oleme kuulnud Trumpi varem ähvardamas rünnata tsiviilobjekte, sildu ja energiarajatisi. Ta on sellest järjepidevalt siiski taganenud. Ja küsimus on taas, mille nimel? Meie soov on, et Iraan loobuks oma tuumarelvadest, sellest, mis neist veel alles on, loobuks toetuse andmisest piirkondlikele käsilasrühmitustele ja loobuks raketiprogrammist. Ja me tegelikult soovime Iraani rahvale vabadust ja enesemääramisõigust. Seega on küsimus selles, kas Ameerika Ühendriikide võimalik sidumine sõjakuritegude toimepanemisega, rünnates tsiviilinfrastruktuuri, viib Ühendriigid nende eesmärkidele lähemale. Ja me oleme näinud, kuidas president Trump on korduvalt sellele piirile lähenenud ja siis tagasi astunud, sest ta teab, et Ameerika Ühendriigid ja kogu piirkond võivad täiemahulisse sõtta naastes palju rohkem kaotada. Dana Stroll, väga tore, et olete täna meiega kanalil i24 News English. Suur tänu, et jagasite neid mõtteid. Aitäh!